Tere ja ilusat päeva ja alustame jälle oma järgmise loenguga. VLAN virtuaalvõrkude tehnoloogia põhimõtted ja omadused. Ja mis asi see virtuaalne kohalik võrk, Virtual Local Area Network on? Tehnoloogia, mis võimaldab jagada füüsilist võrku loogiliseks segmendiks. Iga segment ehk VLAN toimub nagu eraldi füüsiline võrk, kuigi kõik VLANid võivad eksisteerida sama füüsilise infrastruktuuri, näiteks samade switchide ja kaablite peal. VLANide abil saab võrguliiklust loogiliselt eraldada ja hallata sõltumatu füüsilisest asukohast. Ja VLANide eesmärk ja eelis on esimene muidugi küsimus on kohe turvalisus. VLANid eraldavad tundlikku liiklust, takistades volitamata juurdepääsu ja vähendades turvariske. Näiteks saab kontoritöötajate ja tootmisseadmete võrgu liiklust eraldada, tagada kriitilise süsteemide turvalisust, liikluste juhtimine. VLANid aitavad vähendada liiklusummikuid, suunates liikluse konkreetsetesse segmentidesse ja vähendada liikluskoormust. Paindlikkus. VLANid võimaldavad seadmeid kergesti ümber konfigureerida ja ümber paigutada ilma füüsiliste kaablite muutmiseta. Näiteks saab uusi tööjaamu lisada olemasse VLANi lihtsalt tarkvara kaudu. Ja jõudlus. Eraldades võrguliiklus VLANideks vähenevad kollusioonid, suurendatakse võrgu jõudlust, kollusioonid ehk kokkupõrked, nii et väga vajalik teema. VLANi tehnika võimaldab ühel füüsilisel infrastruktuuri moodustada mitmeid loogilisi Etherneti segmente ja selliste võimalustega lokaliseerida liiklust on vaieldav, kas tegu on ranges mõttes turvalise instrumendiga, näiteks VLAN hopping, ja lahendada topoloogilisi küsimusi. ISO leveli teises kihis, see tähendab kiht allapoole ruuterit. VLANilised andmevahetused osalevad Etherneti freimidel ja kaadritel ja on lisaks juures spetsiaalne VLANi silt, mis sisaldab andmeid selle kohta, millisesse VLANi see freim kuulub, ja VLAN siltide abil saavad võrgus osalevad seadmed kontrollida kõnealuse kaadri liikumist. Kasutaja jaoks esinevad VLANi sildid positiivsete täisarvude kujul, mida nimetatakse VLANideks. Tavaliselt kõneldaks VLANi võimes seosest switchidega kahes tähenduses. Mode access ehk füüsilise switchi igale pordil on öeldud, millisse VLANi ta kuulub ning ühendades selliselt seadistatud switchi portidesse arvutid nõnda näevad üksteist Ethernetis ainult samasse VLANi kuuluvad arvutid. Mode trunk, selleks on mode access režiimis saab kasutada sama VLANi nii, et see ulatub üle mitme switchi. Peab olema VLAN siltidega freimidel või kaadritel võimalus liikuda switchide vahel nii, et need märgid säilivad. Nii et näide. Mode access või mode trunk režiimis olek on üksiku pordi, mitte switchi omadus. Switchis ehk lülitis on igal VLANi paigutatud pordil kaks asendit. Tag'i ja untag'i ehk märgitud ja mitte märgitud. Switchi lüliti poolselt näeb asi välja selline, et tekitatakse kaks VLANi. Sageli esimene default ehk pea VLAN juba isegi olemas ja kõik pordid on sinna sisse untag'itud, mitte märgitud. Kuid nüüd tekitada uus VLAN ja lisada poole lüliti switchi pordid sinna ümber ja mitte märkida, tekib meil virtuaalselt kaks teineteisest eraldatud lülitivõrku, mis omavahel suhelda ei saa. Ja siin on ka siis selles mõttes
ilus pilt, kus on siis ära toodud, et mida me nüüd teha tahame. Juhul, kui tahame, et üks lülitiport oleks nii VLAN-is 1 kui VLAN-is 2, tuleb see port tag'ida ehk märkida. Samuti tuleb VLAN-i tag'ida või märkida, lisada võrguseadmele Linux Unixi poolselt, siis eraldub juba võrgukaart tag'ide kaudu neid võrke edasi. Tagimine ehk märkimine toimub vastavalt standardi alusel, mille käigus lisatakse tagitavatele pakettidele lisainfo. Hiljem see info eemaldatakse võrgukaarti poolt. Ja siin on nüüd ilusti näha, et 1–4 on tagitud või märgitud VLAN 1 ja 6 ja 7 on tagitud VLAN 2. Port 5 on aga tagitud mõlemasse VLAN-i ning saab ligipääsu kõigile seal portides ühendatud seadmetele. Täpsemalt siis arvuti 1 omab ligipääsu masinale arvuti 2, arvuti 3, aga mitte masinale arvuti 4. Arvuti 4 pääseb ligi masinale arvuti 3, aga mitte masinatele arvuti 1, arvuti 2. Arvuti 3 pääseb ligi kõigile 3 masinale. Seejuures ei vaja arvuti 1, 2 ja 4 mitte mingit täiendavat võrguseadist, küll aga vajab seda arvuti 3, kuhu on vaja tekitada samuti VLAN-i seadistused. Nii et põhimõtteliselt üks niisugune väike näide. Ja tööstuslikus keskkonnas kasutatakse VLAN-e mitmete oluliste ülesannete täitmiseks. Kindlasti tootmisliinide segmentimine. Tootmisettevõttes on sageli vaja eraldada erinevate tootmisliinide ja masinate võrguliiklus. VLAN-id võimaldavad iga tootmisliini või osakonna jaoks eraldi võrgu, mis tagab stabiilse ja turvalise andmeedastuse. Kriitiliste süsteemide kaitse, nagu SCADA süsteem, kaitstakse eraldades nende võrguliiklust muudes võrgusegmentides. See vähendab riski, et keegi suvaline võib pääseda juurdetundlikule andmevoole. Külalisvõrgud ja kaugühendused. Tööstusettevõtted võivad luua VLAN-e külalisvõrkude jaoks, kus ajutiselt töötajad või tarnijad saavad ligipääsu ilma, et see mõjutaks peavõrku. See tagab, et külaliste tegevus ei häiri tootmisvõrgu toimimist. Ja tootmisandmete kogumine ja jälgimine. VLAN-id võimaldavad tõhusat andmete kogumist ja jälgimist erinevate tootmisüksustes. Näiteks saab andurid ja jälgimisseadmeid ühendada spetsiaalsesse VLAN-i, et kogutud andmed oleksid eraldatud ja turvaliselt hallatud. Siin on näiteks üks ettevõte, päris suur tundub olevat, ja on jaotatud VLAN 10 on administratiivvõrk, VLAN 20 on tootmisliinivõrk, VLAN 30 on külalisvõrk ja VLAN 40 on näiteks jälgimis- ja kontrollvõrk. Turvakaamerad, jälgimisseadmed ja muud turvasüsteemid on ühendatud VLAN 40-sse ja see tagab turvaseadmete andmed on eraldatud ja turvaliselt hallatud. VLAN-ide seadistamine ja haldamine hõlmab mitmeid samme. VLAN-ide määramine. Määratakse switchide ja ruuterite abil, kasutades nende haldustarkvara. Igal VLAN-il on unikaalne identifikaator ID, mida kasutatakse liikluse eraldamiseks. Portide või switchide ruuterite pesade konfigureerimine. Lülitiportide seadistamine VLAN-idesse. Näiteks võib port 1–10 kuuluda VLAN 10-sse, port 11–20 VLAN 20-sse. VLAN-ide liikluse tagimine või sildistamine. Vastavalt standardile märgitakse liikluslüliti switchide ja ruuterid teaksid, millisele
VLAN-ile konkreetne pakett kuulub. Trunkportide kasutamine kannavad liiklust mitmest VLAN-ist ja neid kasutatakse lülitite ja ruuterite vaheliseks ühenduseks. VLAN tehnoloogia võimaldab võrkude loogilist segmenteerimist, eraldades võrgusegmendid loogiliselt sõltumatu nende füüsilisest paigutusest. VLAN-id kasutavad sildamist, marsruutimist, liikluse eraldamiseks ja suunamises pakkuvad suuremaid kontrolle. Ja siin on loogilise segmenteerimise näide. Ei hakka siin pikalt kirjutama, neid te saate ilusti õppematerjalist neid näiteid lugeda ja kindlasti praktilistes ülesandes me saame ka neid kasutada. Siin on veel näiteid. Ja kuidas VLAN-i kasutatakse ettevõttes? Turundus VLAN 10 IP-vahemik, port 1-10, IT-VLAN IP-vahemik, switchi port 11-20, liikluse suunamine ja marsruutimine VLAN-ide vahel, kus liiklus suunatakse finants VLAN 30 läbi L3 marsruutimise, näiteks arvuti CVLAN 20 saadab paketi serverile VLAN 30. Nii et VLAN-id on tõhusad vahendid võrgu segmentimiseks, mis suurendab turvalisust ja jõudlust. Eraldades võrguliiklust piiravad VLAN-id potentsiaalseid turvariske ja piiravad VLAN-ide turvariske ja optimeerivad võrguressursside kasutamist. Eraldab liiklust, piiravad liikluse levikut ja vähendavad turvariske. Liikluse eraldamine. VLAN-id jagavad võrgu väiksemateks osadeks, kus iga osa võib sisaldada konkreetseid seadmeid, kasutajaid. Näiteks ettevõtte võrgus on eraldatud VLAN-id nagu turundus, IT, finants. Iga VLAN sisaldab ainult vastavate osakondade seadmeid. Turvariskide vähendamine. Kui ründaja saab ligipääsu turundusosakonna VLAN-ile, jäävad IT ja finantsosakonna VLAN-id turvaliseks ja ründaja ei pääse neile ligi ilma täiendavate turvameetmete rikkumiseta. VLAN-id vähendavad ülekoormust ja optimeerivad võrguliiklust. See loogiline segmenteerimine aitab paremini hallata ja optimeerida võrguressursside kasutamist, mis omakorda suurendab võrgu üldist jõudlust. Vähendatud ülekoormus. VLAN-id piiravad ülekandevõimekuse kasutamist. See näide, kogu ettevõtte võrk oleks ühes VLAN-is, saaks kõikide osakondade liiklus liigelda läbi kogu võrgu ja see põhjustab kindlasti suuremat liikluskoormust. Optimeeritud võrguliiklus, suunava liikluse optimaalselt tagades andmete liiklust ainult vajaliku osakonna või sihtkohani. Turundusosakonna seadmete vaheline liiklus liigub ainult VLAN 10 sees, ilma et see mõjutaks IT või finantsosakonna segmenti. VLAN-ide näites tööstusettevõtete võrgus. Ja järgmine teema, VLAN-ide identifikaatorite kodeerimine. VLAN-i identifikaatori kodeerimine on oluline aspekt VLAN-i tehnoloogiat, mis võimaldab andmepakettide liikumist määratud VLAN-i sees. VLAN-i identifikaator VID on unikaalne number, mis määrab, millisesse VLAN-i andmepakett kuulub. Tagimine on protsess, mille käigus lisatakse andmepaketi päisesse VLAN-i identifikaator. Ja sellest ma olen juba rääkinud, see on vastavalt standardile. Unikaalne identifikaator VID on number, mis määrab, millisse VLAN-i andmepakett kuulub. VID-ide vahemik standardil määrab
0-st kuni 4095-ni. Praktikas kasutatakse viide vahemikus 1-st kuni ka 4094-ni, kus 0 ja 4095 on reserveeritud spetsiaalseteks eesmärkideks. Turundus VLN võib olla määratud viidiga 10, IT 20, finants 30, no ja nii edasi. Viid võimaldab võrguseadmetel nagu lülitid ruuterid eristada liiklust erinevate VLN-ide vahel, suunata see õigesti määratud sihtkohta ja näide, kui lüliti saab andmepaketi viidiga 10, teab see, et see pakett kuulub turundusvaldkonda. No, siin on näited VLN-i identifikaatorite kodeerimisest ja tag'imisest. VLN-ide konfiguratsioonis on oluline mõista, kuidas pordid on määratud erinevatele VLN-idele. Pordi VLN-i ID määrab, millisesse VLN-i port vaikimisi kuulub. Pordi viidi määramine ja haldamine on oluline osa VLN-ide seadistamisest võrgus. Ja kuidas see siis käib? Pordi VLN-i identifikaator, mis määrab, millisesse VLN-i port vaikimisi kuulub. P-viid määrab, kuidas lüliti käsitleb sisse tulevat liiklust konkreetsel pordil, kui liiklus ei ole märgistatud UNTAG. Vaikimisi VLN, kui porti siseneb mitte täägitud liiklus, määratakse sellele liikluse P-viid ja põhjal vastav VLN. See tagab, et kõik seadmed, mis toetavad VLN-i tagimist, saavad ikkagi õigesse VLN-i määrata. Kui pordiviid on määratud 10, siis kõik mitte täägitud paketid, mis sisenevad sellesse porti, määratakse VLN-i 10. Ja siin on jälle seadistamine. Lüliti switchi port 1 võib olla määratud P-viid 10, mis tähendab, et kõik mitte täägitud paketid, mis sisenevad porti 1, kuuluvad VLN-i. P-viidi halduse tööriistad, kaasaegsed lülitid, switchid võimaldavad administraatoritel konfigureerida P-viidi käsurealiideselt, CLI-põhiselt või veebipõhise graafilise kasutajaliidese GUI põhjal või võrguhaldusprotokollide näiteks SNMP kaudu. Administraator võib kasutada GLI-d, et määrata lüliti port viidiks 20 ehk järgmise käsuga. Plaintext switchport access VLAN 20. Ja neid näiteid me siin selles mõttes, need on kõik ilusti seal õppematerjalis kirjas, nii et sellega saate väga hästi kokku puutuda ja tutvuda, mis seal tehtud on. Juba mainin siin ka seda, et siin on slaidiprogrammis on mõningad ebatäpsused, nii et need õppematerjalis on juba parandatud. Siin on see klassikaline vaidlusteema, et kuidas switchi eesti keeles kutsuda, et kas ta on switch, kommutaator, lüliti, kindlasti lüliti ei sobi siia, vaid kõige parem variant on kasutada switchi puhul kommutaatorit, ruutori puhul marsruutorit ja nii edasi. Ja VLN-i konfigureerimine hõlmab staatiliste või õpitud viide kasutamist. Staatilised viid on administraatori poolt käsitsi määratud, samas kui õpitud viidid on dünaamiliselt määratud seadme poolt, kasutades liikluse analüüsi ja protokolle nagu GVRP ehk VLAN Registration Protocol. Ja staatilised on käsitsi määratud, näide võrgus on mitu osakonda, näiteks turundus, IT ja finants ja iga osakond vajab oma VLN. Administraator määrab käsitsi iga osakonna jaoks unikaalse viidi,
turundus VLN 10, IT VLN 20 ja finants 30. Dünaamiliselt õpitud, nagu ennem juba mainisin, GVRP, CARP VLN registration protokoll. Need määramised võivad muutuda vastavalt võrgu liiklusele ja seadmetele. Kui me GVRP-d kasutame, kui uued seadmed ühenduvad võrku, kasutab lüliti GVRP-d, et määrata seadmete viid ja dünaamiliselt vastavalt olemasolevatele VLN-idele. Seadmete ühendamine, uus seade ühendub võrku ja saadab GVRP päringu. Lüliti vastab ja määrab seadmele sobiva viidi. Siin on staatiline näide, ettevõtte võrgustruktuur ja kuidas see siis käib. Kõik see on ilus jutt, aga meil on kõigil selline hea mõte, et me tahaksime väga saada sellist, kui meil on niisugune ebamäärane asi nagu võrk, mis jookseb kas õhus või seinas või me ei tea, kuidas need seadmed on, siis meil oleks vaja sellist graafilist võrkude graafilist kujutamist. Ja see on selleks, et oleks oluline mõista võrgu struktuur ja ühenduste visuaalselt. Diagrammid ja võrgukaardid aitavad võrguadministraatoritel ja inseneridel paremini planeerida, hallata tõrkeotsingut teha. Allpool on üksikasjalik ülevaade VLN-ide graafilisest kujutamisest. Graafiline esitamine võimaldab võrgustruktuuri ja ühendusi visualiseerida, muutes keerulised võrgutopoloogia tõlpsamine arusaadavaks. Topoloogia diagrammid, need näitavad võrgustruktuuri, sealhulgas switche, ruuterid, serverid ja muid võrgukomponente, samuti nende vahelisi ühendusi. Diagramm, mis näitab turundus VLN on 10 ühendatud erinevate lülitite ja ruuteritega, samuti selle ühendust IT VLN-iga või finants VLN-iga. VLN ühendused, diagrammid, mis näitavad erinevate VLN-id on ühendatud, kuidas liiklus nende vahel kulg. Diagramm, mis näitab, kuidas VLN 10 ja VLN 20 vahene liiklus suunatakse näiteks läbi L3 ruuteri. Ja graafilised tööriistad VLN-ide kujutamiseks on siin mõned välja toodud. Microsoft Visio on niisugune igati võimas tööriist, mis võimaldab üksikasjalisi programme. Lucidcart, mis võimaldab koostööd ja järgimist reaalajas, ja Travio on tasuta ja avatud lähtekoodiga diagrammi tööriist, mis pakub laia valikuid funktsioone, šabloone võrgudiagrammide loomiseks. Ja siin on mul ka selles mõttes siis väiksed näited, kuidas seda graafiliselt kujutada. Ja see on küll nüüd väga primitiivne, aga põhimõtteliselt annab ka see ülevaate, mismoodi on võrk jaotatud. VLN-ide graafiline kujutamine diagrammide võrgukaartide abil on oluline võrgustruktuuri ülesehituse mõistmiseks ja need tööriistad, mis siin on välja toodud, kõige lihtsam on neid iseenesest proovida ja katsetada, eriti need, mis on tasuta. Ja need pildid siin kõrval on illustreerivad, kuidas siis loogilist segmentimist ja liikluse eraldamist saab visuaalselt esitada, parandades võrgu haldamist ja turvalisust. Ja siin peab siis selles mõttes
kindlasti arvestama sellega, et kuna tarkvarasid on erinevaid, on küll need graafiline kujutus on standardiseeritud, aga paraku kõrvalekaldeid on ja eks igal võrguadministraatoril tuleb alati kiusatus, et tuleb omamoodi neid asju teha, aga muidugi kõik tingmärgid on standardiseeritud. Nii et selles mõttes neid 3 tarkvara tasuks proovida ja katsetada nagu Microsoft Visio, Lucidcard, Travio ja muidugi neid on palju teisigi. Nii. VLAN-i marsruutimine. VLAN-i marsruutimine võimaldab liikumist erinevate VLAN-ide vahel ja selles kasutatakse L3 ruutereid või L3 switche. See protsess on vajalik, kuna VLAN-id töötavad L2 ja L2 tasandil ja ilma 3 seadmeteta ei saa liikuda erinevate VLAN-ide vahel liikuda. L3 marsruuterid, traditsioonilised ruuterid, mis toimivad 3. tasandil ja võimaldavad liikluse suunamist erinevate VLAN-ide vahel, kasutades alalisi marsruutimistabelid. Näide jälle seesama VLAN turundus ja VLAN IT, liiklus nende vahel suunatakse läbi L3 ruuteri, mis ühendab need 2 VLAN-i. L3 switchid, mis sisaldavad L3 marsruutimist funktsioone, võimaldades neil toimida nii L2 kui ka L3 tasandil. Need seadmed suudavad kiiresti ja tõhusalt suunata liiklust erinevate VLAN-ide vahel. Ja siin on väike näide, kuidas marsruutimine siis ettevõtte võrgus ka toimib. Nii et selles mõttes tuletan veel teile kindlasti meelde, et kõik selle osa põhimõtteliselt, see teoreetiline pool on selline, kuidas nüüd öelda, me võime rääkida, aga meelde ei jää, aga kui meil on konkreetne ruuter ees ja ruuterid ja komponendid ees, mida me siin oma praktikas kasutame, siis iseenesest harjutusülesannetega meil õnnestub ka see tõenäoliselt selgeks saada. Nii et väiksed praktilised ülesanded, õppematerjaliga tutvumine ja selleks korraks on meil protsess loeng läbi saanud. Tänan tähelepanu eest ja järgmine kord räägime natukene suurtest kohtuvõrkudest. Nägemist!